31. maamess avati kõigest tund aega tagasi ja rahvast on tõesti palju. Mis mulje maamess seni on jätnud? No suurejooneline. Väga palju rahvast on ja ma ei tea, lihtsalt nii palju vaadata ja teha. Kus te tulite kohale? Läänemaalt. Ajasimegi just omavahel juttu, et on neljapäevane päev, keegi pole tööl, kõik on maamessil. Nagu ikka on maamessi kesksel kohal tehnika. Näha saab nii põllu- ja metsamasinaid kui ka farmiseadmeid ja hooldustehnikat. No tõenäoliselt selle messi üks edevamaid masinaid on just siin samas. Tegemist on siis Lamborghini traktoriga. See müüdi ära täna hommikul, selle hind on umbes 200 000 eurot ja selliseid on Eestis praegu ainult üks. Umbes sellise traktoriga harib oma põllumaad ka maailmakuulus BBC saatejuht Jeremy Clarkson. Üldjuhul selliseid põllumehi, kes panevad rõhku välimusel, on väga vähe. Baltikumi peale neid on umbes 3 masinat. No siin sees on tõesti päris uhke tunne, näeb välja nagu uus auto ja vaadake, vetrub niimoodi mõnusalt, et auklikel teedel oleks tõenäoliselt väga mugav sõita. Ja mis on veel väga oluline, et see on üks väheseid traktoreid, mis sõidab maanteel üle 60 kilomeetri tunnis. Traktorite müügiga tegelev Sten ütleb, et viimastel aastatel on müük märgatavalt vähenenud. Seda mõjutab nii keeruline majanduskeskkond kui ka masinate hinnatõus, kuid mitte ainult. Tegelikult põllumehe vähemaks ka kahjuks ja ega neid, ütleme, noor põllumees, et ta oleks võimeline täna uut masinat ostma, selle jaoks ta peab võib-olla 5-10 aastat rasket tööd tegema, et endale seda uut masinat lubada. Pealinnast oli maarahva suursündmust kaema tulnud ka uus maaeluminister Hendrik Johannes Terras. Ministril on esimest korda, küll aga olen varem siin külastajana käinud ja võrreldes eelmise korraga, mis jääb mõne aja tagusesse, on see ala tunduvalt suurem, et kindlasti sammud saab siin täis. Ma arvan, et maaeluministri jaoks oli mõnda pidi nagu ootamatu, et teda nagu selline mess vastu võttis, et ma usun, et ta ei osanud hästi arvata, et see maamess on ikkagi niivõrd suur ja niivõrd laiapinnaline, et väga palju tehnikat koha peal. Käisin seal toidualal just, ütleme nii, et kõht on juba täis, et nii palju maitset ja kvaliteetset Eesti toitu oli seal, et kõike tahad muidugi proovida, aga nüüd võib-olla peab lõunasöögi vahele jätma. Läksime ka ministri soovitusel toidutelki, kus kohe Metsavenna talu peremees meile üht oma lemmiksuupiste retsepti tutvustas. Sul mõni puuhalg on puukuurin või? No siis tiid lõkka välja ja siis lähed istud seal lõkkama nii kaua, kui juust lähed lämmes ja siis tõmbad nii juustu saia peale ja ongi valmis. Sul ei pea rohkem aparaat olema, et rakletikirja pead olema ja juust kuskilt võtta. Metsavenna talu juust valmib oma farmi lehmade piimast. Talu peremees tunnistab, et hirm suu- ja sõrataudi ees on suur, sest taud on meile suhteliselt lähedal. Ma mäletan, kui Vene ajal oli, siis ma ise piiri ääres elan ja siis oli niimoodi, et sõrataudist hakati juttu tegema, siis lasti suured kuused sinna asfalttee peale, et me ei saanud enam appe minna tantsupidudele. Et selline jama oli kunagi, aga praegust nagu ma ei tea, kas ta on nüüd kaugel, aga samas jälle liikumine käib, et loomulikult me desovannid paneme igale poole ja võrreid inimesi ei lase enam üldse varmile lähedale. 30% Eesti piimast tuleb robotlüpsi abil ja Baltikumis oleme selle näitajaga esikohal. See kõik tegelikult on ju väga palju tingitud sellest ka, et lüpseid ei ole Eestis. Ehk lüpseid on väga raske leida. Lüpsirobotisse läheb lehm ise täpselt sellel hetkel, kui ta soovib. Saab seal ilusti lüpstub, saab sealt ka väikse konfekti ja tegelikult lüpsirobot töötab 24 tundi 7 ööpäevas. Mis te ostsite siis? Ei ole veel midagi jõudnud osta. Ämbrid puha käes, need antakse tasuta või? Ilusti küsid, see ikka saab. Kus kandist olete? Pärnumaa. Mis kõige ägedam asi seni on olnud, mida sa näinud oled? Traktorid. Tähtis on see, et see mess toimub ja just nimelt Tartus ja Eestis, et ikkagi see on ju Baltimaade suurim.